Nii, võtame selle difrite ehitamises ette. See on ka juhendis esimene käik. Ja vaatame, kas meil on siin diferentsiaalide pakis kõik jupid olemas. Vahel võib juhtuda, et mõni detail on näiteks puudu. Siis tuleb kuhugi kirjutada ja kõvasti karjuma hakata. Võib-olla saab siis mingi uue vidin endale. Mul on siia alla pandud siuke valge paber, siis on detailid paremini näha. Eelkõige teile, kes te seda videot vaatate. Nagu mainitud, siis autol on 3 diferentsiaali. Difrites on päris palju juppe. Nii, see on keskdifri suur hammasratas ehk spurr. Meil on 3 difri koda. Esimene, keskmine ja tagumine difri kojad on muidu ühesugused, kuid ma näen, et siin peal on numbrid 1, 2 ja 3. Siin külje peal on numbrid 1, 2 ja 3. Ma ei tea, kas see omab mingisugust tähendust või mitte. Ma panen nad numbrite järgi ritta. Lihtsalt niisama. Siis iga diferentsiaali sees on niisugune rist, mis hoiab sees kinni planetaarhammakaid, väikseid. Paneme iga difri korpuse juurde vajalikud osad valmis. Need väiksed kruvid, need on difrite kokkukeeramiseks. Ja siis igas difris on 2 sihukest taldrikut ja 4 väiksemat hammakat. Ja need seibid, mis siin on pisiksed, need on ette nähtud difri nagu hambuvuse seadistamiseks. Siiamaani läheb meil hästi, kõik jupid tunduvad olemas olema. Mõni teine mees ei ole nii õnnelik, ma tean, kes praegu sama mudelit ehitab. Kes kurtis, et tal on paar väikest tifti puudu. Ma loodan, et mul seda probleemi ei ole ja kõik vajalikud detailid on olemas. Väikseid tifte läheb siis samuti iga difri juurde 2 tükki. Antud juhul minul on kõik siin ilusti olemas, midagi puudu paistab, et ei ole. Ja siis igal diferentsiaalil on vaja tihendeid, muidu jookseb õli neist lihtsalt välja. Tihendeid on igal diferentsiaalil, üks on niisugune suurem ja mõlema outdrive'i juures on 2 väiksemat. Ehk siis kokku on 2, outdrive'i kohta 1. Need on ka ilusti siin olemas. Lisaks ma eeldan, et iga selle kõige väiksema hammasratta taha on ette nähtud üks niisugune must seib. Siis neid on iga difri kohta 4 tükki. 3 ja 4. Ma juba vaatasin, et üks on kaduma läinud vahepeal kuhugi, aga oli lihtsalt pakki jäänud. Keskdifri hammaka me juba leidsime, ees ja taga on samasugused. Tragi puhul siis me näeme, et difrite hammakatel on
suurtel hammakatel on 46 hammast ja pinjonid ehk vedavad hammakad on 10-sed. Et see on selles mõttes pagist erinev, et ülekanne on lühem ja pinjon on vähemate hammaste arvuga. Ja siis on meil siin Outdrive'id, millel on mingisugused numbrid peal. Kuna mina Asso mudelitega väga tuttav ei ole, siis ma ei kujuta ette, mis see numbrid on, aga küll ma nüüd välja selgitan. Tõenäoliselt tuleb lugeda lihtsalt juhendit. Siin on 17, 17, 15, 15. Äkki see tähendab seda, et 17 näiteks on kesktihver ja näitab mingisugust pikkust võib-olla. Ja 15 siis on sildade tihvrid. Ja huvi pärast me võime ära mõõta, kas see 15 ja 17 on mingisugune mõõt, nagu ma arvan. Selleks saame kasutada suplerit. Näiteks väljaulotav osa. Et see osa on siin tõesti 17. Ja sellel on 15. Ehk siis tundub, et kesktihvril on meil natukene lühemad outdrive'id. Lisaks on igal diferentsiaalil vaja kuullaagreid, sellepärast et siis käivad asjad ringi. Või siis nad käivad paremini ringi kui ilma kuullaagriteta või siis lihtsalt pukside otsas. Et on olemas ju autosid, mille liikuvad osad kõik on puksidel. Et reeglina see ei ole väga hea mõte ehitada auto puksidele, nii et jah, no ja võistlusmudeli kitil me kindlasti pukse kuskil ei näe, et kõik liikuvad osad on siiski pandud käima kuullaagritele. Okei, siin on neid laagreid nii palju, ma ei hakka neid siit isegi välja võtma, et vähem segadust oleks. Nii, aga proovime siis panna kokku, alustame kust me siis alustame? Alustame tagumisest ja eesmisest, eks põhimõtteliselt alustame sellest, mis on number 1, ütleme, et see on meie esitihver. Ja selleks, et seda kokku panna, on meil kõigepealt vaja võtta siuke määre. Seda nimetatakse black grease'iks, sellepärast et on must. Tõenäoliselt on see mingit sorti grafiitmääre. Kuna mul on olemas varasemast ajast losi sarnast toodet, siis ma kasutan seda, sellepärast et tundub, et seda on oluliselt mugavam paigaldada, kuna ta on siin siukse mõnusa tuubi sees ja ta saab otse pigistada sinna, kus teda vaja on. Ehk siis me võtame ahaa, okei, näed, manuaali tasub lugeda. Siin on kirjas, et eesmine tihver kasutab 17 mm outdrive'i ja tagumine kasutab 15 mm outdrive'i. Nii et see 15 ei olegi keskele. Keskmine kasutab järelikult ka 17. Nii et see on muidugi huvitav teada ja soovitan teil ka alati lugeda manuaali enne, kui te panete mudeli kokku, sellepärast et siin võib olla igasuguseid kasuliku näpunäiteid. Nagu praegu selgus, et oma peaga oleks auto täiesti valesti valmis ehitanud või vähemalt seal ühe diferentsiaali. Seekord läks hästi ja nagu päev on päästetud. Aga vahel võib olla küll autot võimalik ehitada täiesti vabalt üsna niimoodi, et ta läheb kokku, aga siiski läheb ta valesti kokku. Nii et kindlasti ei soovita autot valesti ehitada, sellepärast et see võib tekitada hiljem päris palju probleeme. Nii enne outdrive'i
diffri kotta lükkamist on kindlasti vaja paigaldada siia enne kuullaager, sellepärast et pärast seda lihtsalt teha ei ole enam võimalik. Ja see juhend siin väidab, et meil on vaja siia lisaks panna üks väike seib, nii et paneme sellega siia. Eelnevalt sai siis pandud siia seda musta määret, kuna Outdrive käib diffri korpuse sees tegelikult, ta jääb siia hõõrduma, tal ei ole mitte mingisugust laagrit nagu selle antud koha peal. Et see laager siin, mille ma siia ka panin, on selle jaoks, et terve differ hilisemalt diffri korpuse sees ringi käiks. Nii, esimene Outdrive on paigas. Nüüd tuleb siit teiselt poolt, seestpoolt lisada üks tihend, millele soovitatakse ka panna seda sama musta möginat peale. Nii et teeme seda. See diffri sisene Outdrive'i tihend tundub kuidagi kuidagi jäik. Ma loodan, et ta ei põhjusta meil mingisuguseid probleeme hilisemalt siin. Näiteks diffri lekkimist. Mina olen harjunud kuidagi pehmematega, sest üldiselt ma ei ole väga palju ASO kitte kokku pannud, vist ainult 1 või 2. Ja selle viimase siin paar aastat tagasi, mis oli 10 pagi. Nii, aga järgmisena paneme siia siin on nüüd üks teine siuke huvitav nüanss, mis tundub, et on omane nagu sellele tootjale. Et tavaliselt käib diffri korpuse sisse siia just selle tihendi peale, mis me panime, üks seib. Aga tundub, et sellel mudelil pole seda ette nähtud, mis on muidugi väga huvitav. Kuna vastasel juhul hakkab see tift, mis me siia nüüd tahame panna, hakkab kulutama diffri korpust seest poolt. Aga vaatame, kuidas läheb, võib-olla kunagi tulevikus, kui väga hästi ei lähe, et siis on vajalik natukene seda autot tuunida ja panna see seib sinna ise sisse. Ja ilma tundub ikka väga kahtlane see asi. See seib ühtlasi surub tihendi siia põhja ilusti kinni, fikseerib ära. Antud juhul meil seda fiksaatorit nagu ei ole. Ja ma ise ei ole nagu selle üle väga happy, et siin on nagu koht, mida võiks minu arust justkui parendada. Aga loodame, et disainerid teavad, mida nad teinud on ja meil ei tegi sellest probleeme. Ja nüüd järgmine etapp ongi panna siia sisse planetaarhammakas esimene. Enne seda mulle meeldib panna tavaliselt põhja natuke õli, sellepärast et muidu jääb sinna alla õhk, kui me selle korpuse ära täidame. Nii et paneme siia parem juba tilga sisse. Ja meil oli tegemist eesmise diffriga, siia käib juhendi järgi, soovitatakse panna 10 000 õli, nii et paneme, vaatame, mis juhtub. See 10 000 elektrimudelil, eriti tragile küll ei tundu väga paks õli olema, aga võib-olla toimib, ega äkki saab hea. Ja nüüd on üsna lihtne asjaga edasi minna, tegelikult siin mingisuguseid väga suuri nagu siuksi nagu murekohti ei saa olla, mis väga valesti võivad minna. Paneme kokku lihtsalt satelliithammakad. Niimoodi käivad see sisse risti.
nipud on õhtul veits juba vedelaks läinud, ei saa hästi asjale pihta, aga nii kukutame siia selle kenasti sisse. Teise risti samamoodi. Siin on küll juhendis natuke nimetatakse hammakaid teistmoodi, mina nimetan suuremaid planetaariks ja väiksemaid satelliidiks. Siin ASO juhendis nimetavad nad suurt sun gear'iks ehk siis justkui päikeseks ja väikseid planetaarideks, planeetideks. Aga idee on sama. Suuremad on need, mille ümber miski tiirleb ja väiksemad on need, kes tiirlevad ehk siis idee nagu väga ei muutu. Nii, meil on nüüd see rist siin koos ilusti. Ja põhimõtteliselt võib selle difri korpuse nüüd õli täis pigistada ja seda soovitatakse teha kuni risti kohale sisuliselt. Et kui see differ kokku panna, siis mahub siia ära ka teine planetaar. Ja kuna siin diffris on suht palju sükst tühja ruumi ja nende crosspinnide taha jääb süke õõnsus, et mina isiklikult jällegi teen niimoodi, et mina lasen sinna ka, suunan seda õli, muidu see õli sinna hästi ei jõua. Võib-olla ise, kuna see on sükene suht kinnine nišš nii-öelda. Mis jääb sinna pinni taha. Täidame selle diffri kenasti ära, jätame ta esialgu seisma ja paneme kokku selle diffri teise poole ehk siis spurri. See põhimõtteliselt käib lihtsalt samamoodi. Meil on kasutuses 17. Võtame, määrime siia seda musta grafiitmääret peale. Siin sees on üks sükene nagu pragu, et see on mõeldud selleks, et määre on seal ja siis vajadusel nagu lekib seda sealt juurde siia võlli ümber, et kõik kenasti määritult käiks. Kuna see peab olema määritud, sest kuivalt käies ta lihtsalt hakkab hirmsasti kulutama diffri koja hülsi ja samamoodi seda outdrive'i. Ja see omakorda põhjustab lihtsalt hilisemalt lokse ja probleeme, mida me ei taha kindlasti näha nende autode puhul. Loomulikult on nad paratamatud, aga seda protsessi kiirendada ei ole kindlasti mõtet, nii et kõik tükid tasub ilusti ära määrida, enne kui need kokku panna. Nii paika jälle laager. See outdrive ümber läks siis see pisike seib, enne kui ta siia külge läheb ja surume selle siit läbi. Taaskord tift, mis siis hoiab paigal tegelikult seda hammakat, mis peale läheb. Seekord me siia õli alla ei pane sellele poolele. Surun ta lihtsalt siia otsa. Niimoodi, see on meil selle diffri teine pool ja sisuliselt me võime selle diferentsiaali nüüd kokku panna. See vahele siis läheb veel selline spetsiaalsest materjalist, see on nagu selline paberi või mingisugune mass, mis tihendab selle diffri ära. Et õlitase diffris on meil, see õli natuke siin laiali vajunud ja natuke madalamaks läinud, nii et ma panen siia törtsu veel juurde. Sellest peaks piisama, et üle ei maksa pingutada, sellepärast et sõites differ läheb seest kuumaks ja õli natuke paisub ka, pluss
selle poole planetaar peab see sisse ära mahtuma. Aga loodetavasti seda ka teeb ja tundub, et see õlitase on päris okei. Paneme selle tihendise peale ja keerame selle difri kokku. Juhtus siuke lugu, nagu vahel juhtub, et planetaar kukkus siia sisse. Iseenesest ei ole probleem, me saame ta niimoodi kokku panna, et see sisse on kukkunud. Aga see vajab natuke tähelepanu, et kõik asjad ilusti omavahel joonduks, mis vaja. Tundub, et nüüd on hästi. Ja kõik kukkus omale kohale. Ja nüüd ei olegi muud, kui tuleb lihtsalt võtta need 4 kruvi ja see differ kokku keerata. Ja ongi meil esimene valmis. Selleks on väga hea kasutada, kui on võimalik elektrikruvi keeret, mis muud on täitsa olemas. Otsime siia ka sobiva otsiku külge, mis antud juhul on 2 mm kuuskant. Kruvisid tasub pingutada ühtlaselt ja ma ei lase neid kohe lõpuni välja ka, sellepärast et see elektrikruvi keera käib üsna kiiresti ringi, tekitab plastikust kuumust. Ja mingil juhul ta võib põhjustada siukse temperatuuri, et plastik hakkab sulama, mis rikub siis keermed ära. Nii et niimoodi vaikselt, kordamööda. Siukse rist kruvimise põhimõttel keerame kõik need kruvid kenasti kinni. Okei. Plastik tundub, et on päris tugev. Tuleb kõvasti kinni hoida. Võimalik, et ühte pead siin sai juba natuke vigastatud, nii et ärge teie tehke nii nagu mina, vaid hoidke kõvasti diffrist kinni, et saaks korralikult kruvikeerajale peale suruda. Nüüd on päris pikad kruvid siia kaasa pandud, ma ei tea, kas see nii pikad kruvid tõesti on vajalikud. Aga võib-olla siis on. Kuigi minu arust võiks nad olla ka natuke lühemad, sest neid siit välja keerata on paras peavalu tõenäoliselt. Ja kruvisid elektrikruvikaga lõpuni üldiselt ei maksa keerata. Natuke enne lõppu võta käsikruvikas ja keera sellega üle, sellepärast et käega tunnetad täpselt, millal on õige aeg keeramine lõpetada. Et keeramed plastikusest terveks jääks. Nii. Esimene tehtud. Selles mõttes, et on esimene, et ongi esimene. Ehk siis esimene differ valmis. Järgmisena võtan ette tagumise. Selle teeme siis valmis nende lühemate outdrive'idega. Aga põhimõtteliselt käib see protsess täpselt samamoodi nagu käis eesmine. Seega selle tegemise all olen vait ja keerin selle põhimõtteliselt panen kiirendusega.
siin on tagatihvrisse käib vedelamõli alati, et antud juhul siis 5000. Nii, siis meil on valmis ka tihver number 2. Ehk siis tegemist on tagumise tihvriga. Nii, ja nüüd viimane. Paneme kokku selle keskmise. Ja esimene etapp ongi meil läbitud siis rõõmsalt. Tundub vahepeal tuleb keerata lehte, sellepärast et äkki kesktihvriga on natukene midagi teistmoodi vaja teha. Üldjoontes on siiski sama, mõtlesin, et äkki siia tuleb panna flantsiga laagrid, aga ei. Kesktihvril on flantsiga laager on siis selline, kus on rant ümber. Või kesktihvril on täpselt samamoodi samad laagrid, mis mujal. Flantsiga laagrid käivad siis tõenäoliselt kuskil mujal. Aga seda me näeme hiljem, sellepärast et siia kotti on pandud kõik selle auto juures olevad laagrid. Mulle vähemalt tundub. Kesktihvri spurr ehk siis hammakas on plastikust. See on niisugune kahe otsaga asi, et plastikspurr hoiab pinjoneid ja on vaikne, aga ta on õrnem kui teras. See tähendab, et ta võib täiesti suvalisel hetkel katki minna. Aga eks näis, paneme ta praegu külge, sellepärast et metalli meil võtta ei ole. Ja esimeste testsõitudega selgub, kas see kestab või mitte. Et pagide peal on kuulda, et isegi kestab. Et ei ole väga probleeme kuulda olnud. Aga see muidugi ei tähenda, et nüüd probleeme ei pruugi tekkida. Nii et seda me näeme siis kunagi hiljem, kui selle autoga ükskord rajale jõuab. Ja vajadusel tuleb siis välja vahetada metallispurri vastu, kui on näha, et plastik ei kesta. Kesktihvri sisse on siis ette nähtud samamoodi 10 000 ühikut õli. Nii et selle me siis paneme praegu. Vaatame, kuidas ta raja peal tundub. Ma teen selle tihendi alt natukene õliga kokku, siis ta kleepub siia külge, ei kuku ära ega ei nihku paigast nii kergelt, kui ma seda tihvrit kokku hakkan panema. Teiste tihvritega ma seda ei teinud, natuke oli ebamugav panna ja pidin siin kruvikaga kaasa aitama, et saaks kenasti augud kõik paika.
kuna paigaldamise käigus kippus asi ära nihkuma. Nii, ja meie viimane differ läheb kokku. Hambad on siin natuke ristis, tuleb keerata veidi, et nad läheks ilusti, istuks paika. Millegipärast ei istu. See asi nagu kõigub siin peal ja me näeme, et see planetaar ei istu siin päris ilusti peal. Ma ei oska öelda, miks see nii on. Äkki tahab lihtsalt kõvemini surumist saada. Okei, proovime uuesti. Tõenäoliselt kruvidega kinni tõmmata, siis ta jääb kenasti kinni. Vaatame, proovime. Alguses käsi kruvikaga natukene kruvid vinti, siis edasi laseme juba elektrikruvikaga natuke aega säästa. Aeg on ju raha. Võtan siit ühe väikse abivahendi, kuhu peale suruda. Muidu surun siit lauamatist selle outrive'i läbi lihtsalt. Need kruvid käivad siia jõhkralt kõvasti kinni, nagu väga tihedalt. Aga noh, kui neid siit paar korda juba sisse välja keerata, siis peaks hakkama lihtsamalt ilmselt käima. Nii, ja ongi valmis. Meie tragi diferentsiaalid on ehitatud. Eesmine, keskmine, tagumine. Järgmisena võtame ette juba siis amordid, aga selleks juba siis teine video. Et tänaseks kõik ja nägemist, mõnusat mudeldamist.